Nii, just kõigile kolmapäevane palve. Kellel on, äh, kuidas on see, Jehoova päeva uudiseid? Mis on Jehoova päeva uudised? Ma tsiteerin tegelikult seda, mida Jeremiale ütles rahvas, kui nad Jeremia üle naersid ja irvitasid. Eesti keeles on see tõlgitud kuidagi teistmoodi, et ei tule välja. Aga kui sa vaatad laiendatud tõlget ja selliseid teisi tõlkeid, siis saad aru, et rahvas naeris ja selle Jeremiia üle ja kutsus teda nagu, et noh, tuled Jehova päeva uudistega jälle. No mis halbu uudiseid sa täna tood siis? Ja Jeremiia ütleb, et ma teile siin tead näitan Jehova halbu päeva uudiseid, surete kõik, eks. No ma ei mäleta, mis ta seal ütleb, aga ta lajatab neile korralikult, et tahate teada Jehova päeva uudiseid. Vot ma siis ütlen teile, eks. Ja ta ei pilgutanud silmi ka, aga rahvas naeris ta üle, et noh, mis need Jehova halvad päeva uudised siis täna on, Jeremiia. Nad ei võtnud tõsiselt, aga kõik need halvad päevauudised läksid täide, mis Jeremiia tõi. Nii et mina nüüd päris nii ei mõtle, aga ma selles mõttes, et need halvad Jehova päevauudised olid täiesti olemas, need olidki, Jeremiia tõigi neid. Nii et meil on siin prohvetlikud inimesed, kas on head uudised või on päevauudised halvad uudised ja ilma naljata, vaid päriselt taeva peakontorist, mida taevane Päevaleht täna räägib. Sest maiseid me ei usu. Need on kõik üks peksab teist ja sellest ei saa enam midagi aru, mida Jumala Päevaleht täna räägib. No nii, kas te pole tänaseid lehti lugenud? Mis Jehova nädalaleht räägib? Taevane Ekspress. Mina võin oma 2 kopikat anda. et see, mida mina nagu kogen, on rahu. äh, Samas on põnevus sees, mingisugune põnevus, ootus, ärevus, põnevus. Et sa nagu, kuidagi on selline natukene eemalolek või niimoodi, et sa vaatad, mis maailmas toimub ja sa vaatad seda asja, aga sa kuidagi samal hetkel nagu kas vaimus võib-olla vaatad nagu paralleelselt, aga vaatad nagu Jumala peal, mida sa teed praegu. Et see nagu selles ootusärevuses, et nagu mind ei huvita see, mis saab, kuidas läheb. ma ootan nagu seda, et Jumal, ma tahan näha, mida sa teed selles, sest see on sinu käsi on kõige peal. mida sa teed? mind ei huvita, mida Trump teeb, mind ei huvita, mida Zelenskõi teeb, mind ei huvita, mida Putin teeb, mind ei huvita, mida Brüssel teeb. selles mõttes see vaade on kuidagi nagu hoopis teise koha pealt, et isa, väga põnev on, mida sa teed, Mhm. mida sa maailmas teed ja kõige selle keskel on rahu, Küsime ta täielik käest, rahu. mida ta teeb, sest et ta ütleb, et Jehova ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulastele prohvetitele. Seega meid ei toida see, kui keegi kuskil Ameerikas või Austraalias mingit müstilist juttu räägib, millest ei saa aru ja mida võib pärast tagantjärgi tõlgendada ükskõik kuidas. Ma usun, et kui me küsime, siis ta ilmutab seda ikkagi inimestele arusaadavas keeles. Ta ei keeruta ja kui tal on midagi plaanis, siis kui küsida, siis ta kindlasti ilmutab. Aga ma siis ikkagi teile natukene jagan seda sõna ja püüan seda teha võimalikult ruttu, et meil jääks vähemalt kõva tund palveks. Ma arvan, et see on sellega seotud, mis sa, Hannes, rääkisid. Ja ta siin millal see on, 22. veebruar, see on ju ammu juba, eks.
22. veebruar ta rääkis mulle ja siis vist midagi juhtus, kas siis oli see ovaalkabineti asi või oli see enne seda midagi, igastahes midagi oli ja ma tõesti tahtsin aru saada, et mida ma nüüd teile peaks ütlema, et no põhimõtteliselt ikkagi, et kui tuleks mingi peataolek või mingi segadus, siis no vähemalt eesotsas inimesed ei tohiks nagu täitsa lollid ka olla. Et peaks ikka kuulma Jumala käest, eks. Ja vaata sellel teemal ma küsisin tema käest selleks, et saada infot, kuidas ma ütlen, ma ei mõelnud seda selles võtmes, nagu Hannes praegu ütles, et jumal, see on nii põnev, mis sa teed, et no näita mulle ka, et nagu lihtsalt nagu poeg tahab teada, mis isa teeb. mina tahtsin seda teada rutiinselt ja info saamise mõttes. Ja vaata nendel teemadel hakkas Jumal minuga rääkima ja ma siis loen siit, ta sihuke no armsa isa häälega küsis, et no mida see sulle annab, kui ma ka kõik maailma sündmused sulle ette näitan. Seda võib küsida igaüks praegu, ütleme niimoodi, et mina ütlen praegu, et nõnda ütleb Jehova kellelegi teist siin. Mida see sulle annab, kui ma ka kõik maailma sündmused sulle ette näitan? Ütleme, et sina tahad ka teada, mis saab. Ja Jumal küsib. Nii. Ta ütleb, aitab see sul uskuda. Kui sa tead kõik sündmused ette, tead kõik ette, kõik, kuidas riigipiirid liiguvad, kes tõuseb, kes langeb, kes saab võimule, kes ei saa, sa tead kõik. Kas see aitab sul uskuda? Nii. Siis ta räägib nõnda, et sina oled ju kogu aeg minu juures. Vaheldugu kaadrid või riigikord. Nagu mu sulane Daniel, sa tead tema püsivust. Nägemused ja valitsejate vaheldumine ei muutnud ta meelt. Tema teenis mind ikka edasi. Kui ma ka talle midagi näitasin, siis mitte tema jaoks, vaid teiste jaoks, teie jaoks. Sedagi edasi andes teenis ta mind, mitte oma ego. Täna tahavad paljud saada nägemusi, käia taevas, jutumärkides, kuulda suuri ja ennekuulmatuid asju. Kuid kas nad tahavad seda minu teenimiseks teiste heaks või et ise saada kuulsaks kui see, kes näeb ja teab? Vaadake, kus siin võiks praegu panna pausile nupuga, eks ole, ja öelda, vaadake, mis ta ütleb. Paljud käivad peale ja küsivad tänapäeval Jumala käest, näita mulle, näita mulle. Miks? Sest et on üks prohvetite võidujooks, kes kuulutab keerulisemaid asju ja valjema häälega, kellel on suurem järgijaskond. Ja kas nad tahavad seda teada selleks, et kuna nad armastavad oma inimesi ja tahavad neid hoida, juhatada, kinnitada, julgustada, või nad küsivad ja pressivad seda kõike välja, küll taevas käimisi ja kõike neid ennekuulmatuid asju, suuri ilmutusi, nad küsivad selle jaoks, et saada kuulsaks kui see, kes näeb ja teab. Ja ma usun, et kui see sõnum läheks välja, see oleks paras mõõk, mis lõikaks nii mõndagi täna. Miks sa tahad nii kangesti teada? Hirmus valu on sügeleda kuskil nende sotsiaalmeedia variantides hiilata kui see, kes kõige täpsemalt prohveteerib.
see on ka tihtipeale seoses selle mammona vaimuga, eks, aga loeme edasi. Ta ütleb, et inimene peaks küsima endalt, milleks ta seda tahab. Sinul ei ole vaja seda teada, sest õige elab usust, mitte nägemisest. õige elab usust, mitte nägemisest, ka mitte nägemuste nägemisest, ka mitte tuleviku nägemisest. õige elab usust, mitte sellest nägemuste dimensioonist, mida iganes ta siis seal näeb ja teab ette, eks. kui ma midagi sulle annan, on see minu otstarbeks. selleks, et sa kedagi hoiataksid, lohutaksid, ette valmistaksid. kuid siis sa tuled jälle minu juurde tagasi ja jätkad nagu enne. ühesõnaga, me saame sõnumi, aga see on, me oleme Jumala sulased, me oleme Jumala teenijad. ta annab meile selle kirja selleks, et me tema nimel lohutaksime, julgustaksime, kinnitaksime, valmistaksime kedagi ette. aga siis, kui see sõnum on üle antud, me läheme tagasi oma isanda juurde, nagu midagi poleks juhtunud. me ei jää sinna kekutama selle kirjaga, selfisid tegema, et pea ikka meeles, et mina sulle selle kirja tõin. eks, vaid me pöördume tagasi tema juurde ja jätkame oma teenistust nii nagu enne. nii. sina elad usust, mitte maailma peale tulevatest sündmustest. sinu meelt ei muuda miski. kui inimene küsib endale erilisi kohtumisi või nägemusi, vaata, kui ta küsib ja küsib vale motiiviga, siis see näitab, et see inimene ei usalda mind. kui ta küsib ja käib Jumalale pinda, näita, mis sa teed, mis tuleb, mis saab, siis Jumal ütleb, et see näitab, et ta päriselt ei usalda mind. sündmusi kontrollib see, kes pole kindel, kuidas nende autor kavatseb toimida. aga mis sa nüüd teed? aga mis sa nüüd kavatsed teha? aga mis sa nüüd kavatsed teha? see on sisemine valvelolek, sest sa ei usalda autorit. sa ei ole kindel, kuidas ta kavatseb toimida ja kas tema toimimised on järsku sinu jaoks ebasoodsad. igaks juhuks küsime Jumala käest, mida ta ikkagi kavatseb teha. ja siis vaata, kuidas Jumal nüüd ütleb. ta ütleb mulle hüüumärgiga, see pole sulase asi. vaata, me nüüd räägime jälle sellest aspektist, et poeg teenib oma isa, eks ole, nagu sulane. et on see poja ja lapse staatus, kus me oleme tema armastuses tingimusteta, lõpmatult kallid, põhjatult armastatud, hinged ja kelle eest Jumal on valmis kõik andma ja elu on andnud ja kõik, eks. ja teine aspekt on see, kui ta õpetab poega teenima. ja on see sulase aspekt, mida ka Jeesus rääkis, eks. et kui sa oled teinud, mis on su kohus, et kui sa oled teinud, siis kui isand tuleb, ta ei pane sulast lauda ja ei ütle, et kuule, sa oled nii palju tööd teinud, las ma teenin nüüd sind, vaid isand istub lauda ja sulane teenib isandat. eks, ja vaata, kuskil on see tähendamissõna, kus Jeesus seda räägib, eks. et kui te kõik olete teinud, siis ärge võtke seda niimoodi, et te olete nüüd, teil on nüüd õigus millelegi, mingi erikohtlemisele, et teil on nüüd kuidagi õigus nüüd, inglise keeles on see sõna entitlement. et te olete nüüd välja teeninud mingisuguse erilise privileegi, mida saab nüüd nõuda välja, et Jumal, kas sa näed, kui palju mina olen nüüd, tead, 11 tundi teeninud ja teine on 1 tund teeninud, eks. vaid ta ütleb, kui sina oled teinud, mida su süda sundis sind tegema, armastusest, austusest, sa oled teinud kõik, mis su kohus oli, siis jäägu see sinna paika ja ütled, et noh, Jeesus kasutas seda sõna, et me oleme kõlbmatud sulased, me oleme teinud, mis meie kohus. eks päris drastilised väljendid, aga see ongi ju, et see on ikkagi viitab sellele, et
kui sa oled Jeesust teeninud, siis ära tao rusikaga vastu rinda, et nagu kuule, ma olen nii palju sinu heaks teinud, mis ma nüüd väärt olen, eks. sa tegid, mis oli su kohus, sest sa armastad Jeesust, kes andis sinu eest kõik. sa võlgned talle kõik, eks, ja sa ei suuda seda mitte kunagi tasuda. kui sa teenid, siis teenid südamest ja armastusest. nii et sellepärast siin ma seletan seda, miks ta niimoodi ütleb, et kui me tahame kontrollida alateadluses ebakindlusest, mis ta nüüd teeb, jumal, räägi mulle, mis nüüd saab, räägi mulle, mis nüüd saab, on see, et me ei usalda teda nagu tema kõige lähemad sulased, et las ta teeb, mis ta tahab. mina jään temaga nagu Daniel, olgu või 4 kuningat ja 4 riigikorda. mina teenin teda edasi, nii et silm ka ei pilgu, mitte midagi ei muutu minu teenimises. mäletate Danieli lugu, see kuldkuju kummardamisega ja siis, kui öeldi, et ta ei tohi palvetada 30 päeva kellegi poole. teda ei huvitanud, mida uus järjekordne režiim kehtestas. ta jätkas täpselt sama ustavalt Jumala teenimist edasi ja ta elas 4 režiimi ja 4 kuningriiki üle. silm ka ei pilkunud, ükskõik mis oli. režiimid tulid, režiimid läksid. ükstaskõik, mis tema vastu tehti, vandenõud. ta jätkas lihtsalt sihikindlalt Jumala teenimist ilma värisemata ja tema oli see, kes viimasena seisis seal, kui need 4 kuningat olid langenud, eks. nii et Jumal ütleb siin, see pole sulase asi, mida autor teeb, eks. Sulane ei uuri isanda käest, kuidas ta üht või teist olukorda kavatseb lahendada. mõelge ise, sulane ja isand. sulane ei uuri isanda käest, kuidas ta kavatseb üht või teist olukorda lahendada. see oleks ju imelik, mõelge piibli aeg, sulased ja isandad. ja mõisate aeg, sulased ja mõisnikud. sulane tuleb ja küsib mõisniku käest, aga mida sa kavatsed teha, aga kuidas sa kavatsed selle asja lahendada, mis see sinu asi on, eks? saate sellest võrdumist aru? aga see kõik, see viib kuskile välja, see on väga-väga magus. sulane on sulane vaatamata olukordadele ja teenib oma isandat. seepärast ta ongi sulane ja isand tema isand. vaata, need, kes on Jeesusele väga lähedal, need saavad aru, mis ma räägin. sina teenid teda, sest sa oled nii tema lähedal, sa ei kontrolli teda, sa ei värise, sa ei loe päevauudiseid, neid halbu päevauudiseid hingevärinal, sest sa tead, et see, keda sa armastad ja keda sa teenid, sellel on kogu kontroll kõige üle. ja võime küsida, mille eest me tahame, et ta palvetaks. et me nagu, mida tema tahab, et me palvetaks, eks, ja me teeme seda ustavalt, aga meie olemisviisi see ei muuda. sulane ei pea kontrollima, kas ta isand ikka õigesti tema eluga ümber käib. sel juhul pole sulane oma elu talle üle andnud, vaid hoiab seda endale, säilitades valikuvõimalust lahkuda teenistusest, kui tingimused enam ei sobi. ma pean seda uuesti lugema. sulane ei pea kontrollima, kas ta isand ikka õigesti tema eluga ümber käib. sel puhul pole sulane oma elu talle üle andnud. päriselt ei ole 100% üle antud, vaid kuidagi selline töövõtulepinguga ja selline pooleldi. vaid ta hoiab seda elu endale, säilitades valikuvõimalust lahkuda teenistusest, kui tingimused enam ei sobi. kas sa oled minu oma või oled sa ajutiselt minu hoole alla tulnud? millal sa lahkud? millal sulle enam lepingu tingimused ei sobi? kas mul on sinuga töövõtuleping või olen ma sind ostnud endale?
vaata nende praeguste sündmuste ees või valgel on hea küsida seda endalt. kas ma olen oma elu täielikult talle üle andnud või ma säilitan endale väikest valikuvõimalust lahkuda teenistusest, kui mina enam ei mängi, kui tingimused muutuksid nii ebasoodsaks. omal ajal saadeti pastorid Gulagi. kui sa tead seda ette, kas sa paned pastori ameti maha? sest sulle need tingimused ei sobi. sa tulid teiste tingimuste alusel Jeesusega lepingusse, aga kui sellised tingimused tulevad esile, siis sa lõpetad selle töövõtulepingu. aga sa ei ole andnud oma elu täielikult üle. millal sul enam lepingu tingimused ei sobi? tähendab, kui me oleme Jeesuse omad, millal me ütleme, et su kõne on kõva ja paljud lahkusid tema järelt, mäletate Johannese 6:66, neile ei sobinud enam need tingimused. kas mul on sinuga töövõtuleping või olen ma sind ostnud endale? kas Jeesus ostis meid oma verega, oma eluga pimeduse orjaturult? ostis endale armsaks lapseks, kes kasvab pojaks, kes teenib oma isa ustavalt? või oleme me tinglikult? kumb sa tahad olla? vaba alluv või see bond servant inglise keeles, ma ei tea, mis see eesti keeles on. see on nagu, vaata, mäletate, see, kes naaskliga lasi selle kõrva läbi torgata. et isegi kui ta on vabaks lastud ja ta võiks ära minna, ta ütleb oma isandale, et mulle meeldib siin, ma armastan su peret, ma tahan kuulada su perre, ma jään teenima siia, nii nagu üks su poegadest. ma teenin edasi, ma ei lähe ära, eks. ja siis oli see, et tuli võtta naaskel ja uksepiida külge, siis lüüa see auk, et siis on see märk, et ta on vabaks lastud, kes valis ise jääda ja kuuluda isanda perre ja teenida edasi nagu üks poegadest. kumb sa tahad siis olla, kas vaba alluv või see teine siis, kes on otsustanud jääda oma isanda majja kuni lõpuni? kes seob oma saatuse oma isanda perega, tähendab siis see, kes on vabaks lastud, aga jääb teenima, see seob oma saatuse isanda perega. kui üks neist ega lahku, kui muusika muutub. see on nii huvitav. kas tõesti olid Iisraeli ajal sellised orjad, kui nad lasti vabaks, kes otsustasid, et nad ei taha minna üksinda alustada oma elu, vaid neile meeldib see isanda pere, see majapidamine ja nad jäävad sinna edasi. ja nad seovad oma saatuse selle isanda perega ega lahku, kui muusika muutub. selline väljend tähendab see, mida see võiks tähendada, ega lahku, kui muusika muutub. see on vist ilmselt, mina usun, et see tähendab igapäevaolukorda, atmosfääri, sündmusi, mis võib-olla hakkavad keerlema selle isanda perekonna ümber nii, mis võib-olla sellele vabaks lastud sulasele ei meeldi enam. ja ta võiks mõelda, et ma parem lasen jalga, sest kui ma olen üksinda, kaitsen iseennast, siis mul on võib-olla kergem. aga see, mis tuuled on pöördunud minu isanda ja tema perekonna vastu, võib-olla ma ei taha olla osa sellest, tahan osa siis, kui nagu jõukus on majas ja väga hästi kõik, eks. aga Jumal küsib, et kas me oleme nagu need, kes seovad oma elu lõpuni tema perega ega lahku ka siis, kui muusika muutub. vaat selline küsimus, nii.
nüüd on aeg küsida seda küsimust. Ta ütleb, et ta on küsinud minu käest seda varem ja kui ma olin alles üsna selline aasta või kaks päästetud, ta küsis mu käest, kas ma jään. mäletate, ma kuskil rääkisin sellest, et kas sa jääd, et ma vaatan sind ja mõtlen, kas sa jääd, kui ma annan sulle, mida sa palud. kui sa saad kätte seda, mida sa tahad, kas sa jääd siis, kui sa oled saanud kätte kõik, mis sa tahad, või kas sa jääd ka siis, kui seda ei tule? Et mis on see, mis võib sind ära viia isanda juurest? kas see, kui sa saad kätte kõik, mida sa tahad? või see, kui sa ei saa seda, mida sa temalt ootad? mis on see, mis paneks sind lahkuma? kas sa jääd vaatamata sellele, mida sa saad või mis jääb saamata? kas sa oled otsustanud ette ära, et ükskõik mis, mina ei lähe kuskile, mul ei ole kuhugi minna, mina jään, saan ma oma unistused või ei saa? mul ei ole kuhugi mujale minna. Jeesus Kristus on ainus, kes on minu elu, kes tunneb ja mõistab mind, näeb mind läbi ja kelle käes on minu igavene hing, mu vaim, mu saatus, terve igavik. mul ei ole kuhugi minna. selles ajalikus elus ei ole ühtegi asja, mida ma võiksin saada või mitte saada, mis peaks mind lahutama sellest, kelle käes on minu elu hingus üldse, minu hingeõhk. eks. ja ta ütleb, et vot aeg on küsida sama küsimust uuesti. et inimesed tahavad teada, mis saab, et miks te seda uurite. ja siis ta küsib nõnda, ja miks te seda uurite? kas selleks, et end varustada, nüüd ta viitab jälle sellele rahutusele siin kontinentide sellises pingeolukorras, et miks te tahate seda teada? kas selleks, et end varustada, kindlustada? umbes nii, et Jumal, ütle mulle, mis saab. mul on kastid keldris valmis, mida ma torman kohe makaronide ja konservidega täitma. kui sa ütled, mis saab, siis ma tean, et ma saan tormata poodi, osta jahu ja tikke ja soola ja suhkrut ja WC-paberit ennem kui muu rahvas ka aru saab, et mul on nii-öelda edumaa. ma kindlustan oma elu, ma varustan ennast ära. ja Jumal küsib, et miks sa tahad teada, mis saab? kas selleks, et ennast varustada ja kindlustada? olen ma su eest nii halvasti hoolitsenud, et peaksid nüüd iseenda eest hoolitsema hakkama igaks juhuks? kuidas ta on meie eest hoolitsenud? ma ei tea teie eest rääkida. mina ütlen, et ta on meie pere kandnud läbi täiesti uskumatutest olukordadest. ta on võimatul viisil meie pere eest hoolitsenud. ja ta küsib, et mis siis muutunud on? kas sa tahad teada neid sündmusi, mis on tulemas iseenda jaoks sellepärast, et ennast varustama ja kindlustama kukkuda? kas ma olen halvasti sinu eest hoolitsenud, et nüüd sa peaks igaks juhuks ise hakkama ennast nagu kindlustama? sinuga ei juhtu midagi halba. aga sa näed, kuidas sinu kõrvalt võib langeda 1000 või 10 000 su paremalt poolt. vaata, ta tsiteerib laulu 91. et sinuga ei juhtu midagi halba. aga see ei tähenda, et sa ei või näha, kuidas sinu kõrvalt langeb 1000 ja 10 000 su paremalt poolt. nii et ta sellega ei ütle mitte midagi, aga nagu ütleb, aga ei ütle ka, sest ta tsiteerib piiblit. sest laul 91 ütleb, et arvesta sellega. kui hakkab katk ja nool ja 1000 langeb ja 10 000 su paremalt poolt, sinu külge see ei puutu. nii et nagu ta ei ütle seda mulle vähemalt täna, et mitte midagi ei ole, tead sa, ka sa oled oma lapse, laste pulmas ka, mitte midagi ei juhtu. ta ei anna seda garantiid, sest et laulud ja piibel ei anna seda. piibel ütleb, et sina pane oma usk iga päev temasse
mitte tuleviku ennustusse, et nüüd mul on julge tunne, sest Jumal ütles mulle, et järgmised 100 aastat ei juhtu mitte midagi. ta ei ütle, ta ütleb, mis see sinu asi on. ma ütlen lihtsalt seda, et sinuga ei juhtu midagi, sinuga on kõik hästi. ja minu arvates see on väga suur kindlus. selle asemel, et joosta kuskile nõia juurde, et ütle mulle, mis saab, ütle mulle, mis saab, kas sa näed, mis saab. eks ole, ennustaja vaimud teevad ületunnitööd täna. nii, ütleb siis nõnda. Need, kes minu juures on, ei tunne rahutust, ei tunne muret. Nad on oma elu mulle andnud ega muretse enam millegi pärast. see oli see osa sõnumist. aga see läheb nüüd edasi. kell on praegu, mul on natuke veel aega, ma võtan selle sõnumi teise poole ka. nüüd ta hakkab tegelema selle infoga ja see on, nagu ma ütlesin, see on 22. ja see on väga pikka aega tagasi ja palju keerulisi uudiseid tagasi, kui ta hoiatab mind ja ütleb nüüd sellist asja, et stseenid muutuvad. ja need tõesti muutusid, eks, väga drastiliselt. on palju valeinfot, palju õhku paisatud spekulatsioone, mida sensatsioonivaim püüab rahaks pöörata. sensatsioonivaim püüab sisse kasseerida rahana neid hüsteerilisi segaseid uudiseid. üks uudiste väljaanne teise järel, üks trumpab teist üle. kõige selle taga on üks aparaat, kes ei jäta ühtegi võimalust kasutamata, et manipuleerida pealkirju, manipuleerida uudiseid, manipuleerida intonatsiooni, värvingu andmisi, et tagada uus läbimüük, iga päev uus läbimüük, uuesti ostetakse lehti, eks ole. üks pealkiri hullem kui teine ja selle taga on, näed, sensatsioonivaim ja mammon. nii. paljud, mida väidetakse, pole isegi olemas. ma ei tea, millest Jumal räägib. paljud, mida väidetakse, pole isegi olemas. Nende mõtted lähtuvad nende hinge suurustlemisest. iga vale läheb kaubaks. seepärast ära usu kõike, mida loed, et sa ei osutuks vale vastuvõtjaks. seda sõna vastuvõtja, ta mõtles selle all, vaata, nagu vanasti olid raadiovastuvõtjad. et sa ei osutuks selleks vastuvõtjaks, kes võtab vale suure tähega, et kes võtab vastu valet. eks, et ära usu, sisuliselt ta ütles mulle, et kõik, mis sa üldse maailma sekulaarses meedias loed, ära usu 100% ja üks-ühele mitte midagi. et sa ei osutuks enesele teadmata valeinfo, valesignaalide vastuvõtjaks ja ka edastajaks siis sel juhul. mina näitan sulle, mis on tõde. ainult mina. kui usud maailma, saad petetud. mina aga ei taha, et mu sulased usuksid pettust. mu sulased peaksid otsima mind, mitte rajama oma uskumisi maailma meediale. see on vale käes. ja nüüd ta mõtleb siin isikut, see, kellest Jeesus rääkis, see valetaja ja valeisa. et Jumal ütleb, et minu sulased peaksid otsima mind, mitte rajama oma uskumisi maailma meediale. see on vale käes. vale tüürib seda ja tõde ei ole tema sees. see on nagu see on jälle see, tõde ei ole tema sees, on see Jeesuse tsitaat, eks. see ei tähenda, et seal ei ole tõest infot, tõeseid andmeid, tõeseid fakte.
tõeseid videosid, mida sa oma silmaga näed, et inimene ütleski nii, eks, vaid ta ütleb, et kogu see meedia, see, kuidas seda esitatakse, selle kõige üle seda juhib isik nimega vale ja tema sees ei ole tõde, vaid ta mängib nende tõeste faktidega, nende infoklotsidega niimoodi, et kokku punuda üks suur valemull, jätta üks vale mulje, õhutada ülesse arenguid ja sündmusi suunas, kuhu valetaja ja valeisa soovib neid inimmarionette tõugata. Eks loomulikult on asju, mis, mida kui faktidena esitatakse, mis suure tõenäosusega ongi faktid ja on tõde, aga 100% meil siiski tänases maailmas ei ole, et ka need faktid ei ole varasemalt töödeldud, et need tekstid ei ole töödeldud, et need väljavõtted ei ole töödeldud. Me ei ole täna enam mitte milleski kindlad ja iga päevaga, mida võimsamaks see ai saab, seda vähem me saame olla kindlad, et isegi faktilised väljavõtted, fotokoopiad üldse oleksid tõesed. Sellepärast ma saan aru, et Jumal ütleb, et ärge viskuge mitte ühegi info peale niimoodi, et te olete valmis tead hulluma ja teistega sõtta minema või teiste kristlaste vastu sõtta minema, sest sa oled nagu neelanud alla ühe asja nii, et sa oled täiesti pime sellele võimaluselegi, et sinuga siiski mängiti praegu. Et Jumal hoiatab, et kõik, mida sekulaarne maailm praegu keerutab, need ohjad on vale käes ja sensatsioonivaim keerab seda rahaks, aga kokku selle kõige üle, kes hoiab neid marionetiniite, on vale suure tähega. Ja Jumal ei taha, et tema sulased osutuksid hõõguvate silmadega pimesi viskumat ühest leerist teise, vastavalt sellele, kuhu nende hing praegu sööstis veendunult, et see on nüüd tõde või see on tõde või ei, hoopis kolmas on tõde või neljas ja siis me killustume leerideks ja hakkame üksteist peksma ja sõimame, kes siis ühe nimega või teise nimega või kolmandaga. Ja Jumal ütleb, tõmmake ennast välja. Tõmmake ennast välja, tõmmake ennast selle kõige kohale, tõmmake ennast eemale ja arvestage, et teie hing on väga-väga kergesti mõjutatav ja teie hing on väga kergesti tõmmatav emotsionaalse kaastundega enesealalhoiu instinkti kaudu on kergesti tõmmatav pooltele, kus Jumal sinuga koos selle poole peal ei seisa, vaid Jumalal on oma pool kogu selles mängus. Nii et kas me oleme Jumala poole peal või me omaenda naha hoidmiseks või mis tahes muul põhjusel valime siin maa peal sekulaarse info põhjal asetuda poolustele ja jaguneda leeridesse isekeskis Jumala rahvana ja muutuda või näha teist leeri vaenlasena, siis me mängime täpselt vale kotti. Eks, vaata, mis ta siin veel ütleb. See vale, tema orkestreerib kõik, et te usuks, mida ta tahab ja nõustuksite pettusega valeinfo põhjal. Tõmba ennast välja, ära mässi end neisse lugudesse. Sa ei teagi, kuidas vale sisse poeb. Algul vargsi, siis üha suurema jõuga, kuni teeb teid vale vankrihobuseks. Kui paljud kristlased on sattunud vale vankri ette, mitte siis vale vankri, vaid vale kui kutsar, vale kui isand.
vale tema armeesse kuuluva vankri ette. Et kui paljud kristlased on sattunud vale vankri ette, lastes end rakendada mõne uskumuse teenistusse, mille kutsar on vale ise. Seda poleks juhtunud, kui nad poleks hakanud uskuma maailma valesid. Kuidas sa tead, kus on tõde? Kus sa tead, kus seisan mina? Aga sa näed mind. Ma olen alati su paremal pool, et sa ei kõiguks. Ta tsiteerib siin nüüd Taavetit. Ma pean issandat alati oma silma ees. Mida saab mulle teha inimene? See on laul 56:5 ja 56:12 ja laul 118:6. Et kui Taavet ütleb, ma pean issandat alati oma silma ees. Tema on minu paremal käel, et ma ei kõiguks. Mida saab inimene mulle teha? Siis kui Taavet ütleb, ma näen issandat, ma pean teda alati oma silma ees, siis näeme meie ka teda. Kui me ainult vaatame vaimus, me näeme, kus ta on. Nii et kui ta ütleb, kus sa tead, kus seisan mina, aga sa näed mind. Ma olen alati su paremal pool. Nii. Hoia oma süda minule. Ära usu valesid. Mina teen kõik. Mina näen kõik. Mina lahendan kõik. Väljenda oma usku minusse, mitte maailma kallutatud meediasse. Nii et see oli see terve pikk sõnum, mis tuli 22. veebruaril. Ja ma arvan, et oli oluline, et ma selle teile ette loen. Et see on meie tunnetus ja meie otsus, et me otsime isandat ja me otsime tõde tema käest, mitte maailma meediast. Ja me usume, nii nagu ta mulle ütles, et tema sulased peaksid uskuma temasse, mitte maailma meediasse, eks. Et me paneme oma usud temasse ja selles, et tema teab, mida ta teeb. Meie hing on rahus. Meie süda on rahus. Me oleme nagu Daniel. Ma arvan, et see oli väga hea võrdlus igale ühele. Kujuta ennast ette Danieli olukorda. Sa oled väga ebameeldivas riigis ja sul ei ole valikut ka ja sul ei ole kuhugi minna. See, mis sinu ümber toimub, see on Paabel. See riik, kus Daniel oli. See, mida ta nägi ja koges, kelle keskel ta pidi töötama. See oli täiesti vastuvõetamatu ühele puhtale juudi hingele. Ta oli seal, mis ta teha sai. Ja vaadake tema kindlameelsust. See, et ta jäi ustavaks Jehoovale, jäi järjekindlaks, teenis seal, kus ta pidi teenima, ei teinud kompromissi. Ta elas üle 4 erinevat režiimi. Ja tegelikult, kui võimsad prohveteeringud on, mis ta on toonud, eks. Ja need prohveteeringud, nagu Jumal ütles, kui ta ka edastas neid, siis selleks ta teenis Jumalat, kui ta edastas need prohveteeringud, mitte ta ei saanud neid prohveteeringuid, et saada Paabel kõige kuulsamaks prohvetiks. Sest tegelikult need prohveteeringud olid mõeldud meile, ka Iisraelile 2000 aastat tagasi, kuni tänase päevani. Eks ta teenis Jumalat, teenides meid. Aga tema kuulus Jumalale, ta oli Jumala sulane. Temale ei andnud see midagi juurde ega võtnud midagi ära. Ta oli lihtsalt ustav oma sõnumites. Nii et see oli see, mis ma tahtsin täna jagada ja meil ongi nüüd kõva tund aega palvetada. Nii et mul on hea meel, et mul on see südame pealt ära. 2 nädalat olen ma seda edasi lükanud, aga nüüd te kuulsite selle kõik ära. Aamen.